Patrik Pals, S1 klassi esimese sõidu teine koht, põnev heitlus Pärtelpojaga selja taga, kuidas sa rahule jäid? Ei, ütleme nii, et jäin väga rahule. Kahju on see, et käsi läheb täis 6-7 ringi enam lõppu ja see pärsib kogu ülejäänud tulemuse. Lihtsalt ei jõua selle käega lõpuni sõita, see läheb nii ohtlikuks juba ja ma ei teagi, milles asi nagu see aasta on. Muidu eelmistel aastatel on küll, iga hooaja algus on nagu see üks ja sama probleem, aga nüüdseks on juba nagu kolmas sõit, täispikk sõit ja ikka üks ja sama jama, et ma isegi ei kujuta ette, loodame, et teine sõit on nagu parem. Praeguses sõidus see oli ka siis läbiv probleem nii-öelda? Jaa, absoluutselt. Füüsiline kõik kestab, kõik tipp-topp sõit on, ütleme, suhteliselt vigade vaba, midagi ei ole, aga lihtsalt 6-7 ringi enam lõppu, käsi annab otsad ja gaasikäsi just ja ongi kõik, ega rohkem ei tee midagi. Esimene etapp toimus Lätis, sa võistlesid ka seal, kuidas sul seal läks? Ütleme, et seal oli siis minu jaoks nagu täitsa teistsugune olukord, ma polnud nagu kaua aega sikriga kukkunud, siis ma kukkusin mõlemas sõidus seal, et siuke huvitav kogemus, aga see oli esimene sõit, selles suhtes ma midagi ei põe, sellepärast ikka pole kaua sõitnud ja vähe võib-olla see aasta hooaja välist trenni teinud, et kuna ma Euroopat ka see aasta kaasa ei sõida, kuna elukiirus on nagu läinud suhteliselt kiireks, et tuleb nagu lihtsalt mõnuga võtta ja nautida. See tänane Kulbilohu rada on üsnagi siukse künkliku profiiliga, et kuidas see sulle meeldib? Mulle meeldib. Ma eelmine aasta siin ei sõitnud, aga see aasta siia esimest korda trenni tulles, siis mul kohe nagu väga suur respekt selle raja vastu ja hästi ehitatud, hästi korraldatud, kiskkrossi osa möödumisvõimalusi on, raja profiil on äge, on libe, ma ei ütle midagi, porjampi või seda muda ja mustust on peale tassitud ja eks see nõuab natuke teistsugust sõidustiili, kui mina olen harjunud näiteks Euroopas sõitma, kus on nagu meeletu pidamine ja siuke suht puhas rada, siis siin tuleb nagu seda vana old school supermotot meelde tuletada, kus kogu aeg on sul külg ees ja speedway stiili, aga muidu on äge. Kuidas sul üldiselt on, et kas sa eelistad pigem Eesti radasid või välismaa omasid? Mulle endale meeldivad välismaarajad rohkem, sest need on niisugused kiiremad ja kiired ja tehnilised, et suured kiirused, mahapidurdused, pikad laugad kurvid. Seal on see teine teema, et seal on need rajad on üldjuhul natuke puhtamad, et sa saad seda nagu supermotot sinna nagu rohkem panustada, et siin sa pead ikka valvel olema kogu aeg, et see on, vaadates, kui ma sõidan näiteks Pärtelpoja taga, siis see mees tuleb krossi osalt välja, siis veerand rajast sõidab lihtsalt külg ees, et siis tulebki nagu ennast siin ümber häälestada kuidagi. Mis su üks võib-olla lemmikradadest on? Eestis mulle meeldib Aravete, siis mulle meeldib Kulbilohus, Rapla, kõik on ägedad rajad, et igal pool on omad nüansid ja omad siuksed asjad, mida tuleb ära õppida ja millega teisi võita. Et välismaa radadest, mulle meeldib Prantsusmaal, kus me eelmine aasta käisime seal Caroles, Meteet on äge, palju ägedaid radasid on, kihvt. Mis plaan sul täna teiseks sõiduks on? Vahetada see teine koht esikoha vastu, et ega muud ei olegi. Loodame, et see käsi nagu kestab natuke rohkem, kindel on see, et ta lõpuni ei kesta, seda ma olen 100% kindel, aga ehk mõni ring rohkem ja kui ma ei pea seda kohta nagu stardis ära andma Akslile, siis võib-olla suudan teda nagu hoida selja taga ka, et vaatame. Aitäh! Ja, palun!